Tere sõbrad! Täna oleme jälle autokirurgia kliiniku tagatoas ja meil on siin üks vahva patsient. Antud mootor on Audi Volkswagen Grupi 3-liitrine V6 biturbo diisel ja meil on ülesandeks korrastada sellel mootoril gaasijaotusmehhanism ja kõrvaldada selle mootori õlilekked. Gaasijaotusmehhanism on nendel mootoritel legendaarne juba tänaseks päevaks. Inimesi, kes seda süsteemi võiks kiita, ilmselt on väga vähe. Peavalu on see põhjustanud paljudele. Ja lisaks sellele on sellel mootoril veel ka suhteliselt legendaarne vahekarter. Ehk siis see on siis õlivanni ülemine pool, mis fikseeritakse otseselt mootori ploki külge ja on tuntud see sõlm lekete poolest. Ja need lekked võivad olla kohati nii tõsised, et auto võib isegi saada tehnoülevaatuselt läbi kukkumise. Ja juhatan teid siis niimoodi põgusalt tehniliselt läbi ka sellest protseduurist, mida see siis tähendab, et need probleemid kõrvaldada. Gaasijaotusmehhanismiga on lugu suhteliselt lihtne. Siin tuleb lihtsalt kogu mehhanism oma kuluosades välja vahetada. Tähendab see siis keti pinguteid, keti taldu, koos kõige selle juurde kuuluvaga. Tõeline staar, aga on selle töö juures see vahekarter. Kellel on vähegi tehnilisem pilk, see saab aru, et seda mootorit on tänaseks meil siin juba suhteliselt vähe alles jäänud. Ta on osandatud tõeliselt suures mahus. Minu selja taga võib näha vaid osakest sellest kuhjast detailidest, mis on maha monteeritud, et pääseda selle sõlmeni. Ja see on võib-olla ka vihjeks, miks on see mootor maha tõstetud, sest auto peal seda tööd läbi viia lihtsalt tehniliselt ei ole võimalik. Kui kett on veel võimalik auto peal asendada, siis vahekarteri liimimine juba ei õnnestu. Nagu on näha, siis siin mootorist on alles jäänud tegelikult ainult füüsiline maailmblokk, silindriblokk ja silindripead. See sisuliselt ongi kogu lugu. Siin on alles jäänud veel üksikud kütusetorud, mõningad juhtmed, mida ei ole vaja antud töökäigus eemaldada ja selleks, et mitte põhjustada kliendile veel täiendavaid väljaminekuid, siis me neid detaile ka ei puutu, kui selleks ei teki vajadust, kui me siia sisse vaatame. Tuvastame mingeid lekkeid või mingeid puudujääke. Antud agregaadil kütusetehnika jääb kõik külge, siin osas on kõik täiesti okei. Nii, räägin siis põgusalt natukene sellest ketisüsteemist ehk siis gaasijaotusmehhanismi nõrgast lülist. Selle mootori eelkäijad 2004–2011 ilmunud 3-liitrised V6-d, see on rahvakeeli siis 165 ja 171 diisel, kasutasid gaasijaotusmehhanismis 4 ketti, 4 pingutit ja 3 talda. Mehhanism näeb välja kaunis keeruline, aga on tegelikult üsna töökindel. Siin aga kasutatakse ainult 2 ketti, millest üks vastutab siis nukkvõllide sünkronisatsiooni eest ja teine kett vastutab balanssvõlli ja õlipumba mooduli eest. Ehk siis, aga visuaalselt on asetus jäänud suhteliselt sarnaseks ja on see siis saavutatud teatud tehnilistel tingimustel. Täpsemalt siis on see saavutatud sellega, et see peamine nii-öelda nukkvõllikett on tehtud lausa astronoomiliselt pikk. See on reaalselt pikem kui mina ise. Siin ketis on üle 240 lüli. Ja mis asi on keti venimine, mis põhjustab siis seda kõrinat käivitusel? Keti venimine on tehniliselt natukene ebakorrektne väljend, mis tegelikult juhtub, on see, et iga see ketilüli, mis paindub, liigub, see veidikene kulub ja ta kulub võib-olla mingisuguse sajandiku jagu enam-vähem juuksekarva mõõtu ja juuksekarvakene igale sellele lülile, tuletan meelde, et neid on üle 200, annabki selle efekti, et kett läheb pikemaks. Kutsub see esile ka väikeseid kõrvalekaldeid gaasijaotusmehhanismi ajastuses, aga see ei ole niivõrd määrava suurusega, kui on hoopistükkis see pisikene detail,
ja see pisikene detail, ma astun isegi siia lähemale, et oleks ka teravamal silmal võimalik seda ilma vaevata vaadelda. See siin on ketipinguti ja see on tema kasulik töömaa. Seda on umbes 1 sentimeeter. Võttes arvesse selle keti raadiust, mida ta ümber mootori teeb, siis seda on lausa katastroofiliselt vähe. Lisaks on siin veel teatud konstruktsioonilised iseärasused, pigem puudused. Nimelt, nagu oli näha, ma saan näpuga seda ketipinguti kolbi liigutada. Ma võtsin siit vedru välja, et ma saaksin seda näpuga teha, aga probleem on selles, et siin ei ole stoppersüsteemi, mis ei lubaks ketil välja vajuda oma pingul asendist peale seda, kui mootor on seisma jäetud. Ja sellepärast ongi need hommikused raginad, sest et pinguti vajub tagasi nullasendisse, kett on lõtv, mootor käivitatakse ja nüüd nii kaua, kuni õlisurve ei ole suutnud kolbi lükata tööasendisse, on need raginad kuulda. Sisuliselt võib öelda nii, et kui need raginad on juba kuulda olnud ühel hommikul, siis tegelikult tuleb seada sammud töökoja poole ja broneerida aeg keti vahetuseks, sest et kui selle tööga nüüd hiljaks jääda, siis suure tõenäosusega lõpeb see üleüldse mootori vahetusega. Teine üsna nagu levinud küsimus, üsna nagu probleemne küsimus on see, et miks see töö võtab nii kaua aega ja miks see lööb autoomaniku eelarvesse niivõrd suure augu. Taas kord osutan siia töölauale. Need on kõik detailid, mis on võetud küljest sellelt mootorilt. See mootor on ära tulnud auto küljest koos käigukasti, esisilla detailidega. Töömaht on ääretult suur, sest et masina konstruktsioon on lihtsalt niivõrd keeruliseks läinud. See on osaliselt tingitud ka turvalisusest, osaliselt tootmisnõuetest, aga see ei ole enam ei meie ega autoomaniku võimuses kuidagi seda asja oma kasuks pöörata. Me tegeleme sellega, mis meil siin on. Ja veel üks oluline moment, mis seda hinda või nagu ütleme aega mõjutab, on näiteks siin, et mis me siit saame vaadata. See on meil tüüpiline uus pinguti, aga siin on vaid väike näide detailidest, mis kõik lähevad vahetusse seoses selle antud tööga. Et kett kui selline või ketikomplekt on vaid osakene kõigest sellest kaasnevast. Sest et kõik detailid, mis mootori küljest maha monteeritakse, mis vajavad tihendeid, kõik need tihendid tuleb iga kord asendada, sest et vastasel juhul me ei saa absoluutselt mitte kuidagi garanteerida jõuallika normaalset toimimist ja ka lekkekindlust. Küsimus, kas see on töökindel mootor, kas see on mõistlik ost, see küsimus on ka tihti kõlanud meie klientide poolt ja ma üritan sellele vastata niivõrd objektiivselt, kui ma seda suudan. Antud mootori headus või siis vastupidi tema nagu ütleme siis selline negatiivsus sõltub eeskätt ikkagi antud mootori hooldusest. Konkreetne sõiduk, mille pealt see biturbo diisel on maha monteeritud, omab läbisõitu vaid 250 000 kilomeetrit, mis ei olegi katastroofiliselt palju. Ja me oleme kindlad selles läbisõidus, kuna see on veatu hooldusajalooga masin ja me teame tema õlivälpasid ja kõike seda, kui tihti on ta külastanud siis hoolduskeskuseid. Ja need õlivälbad on liiga pikad. 30 000 kilomeetrit sellisele kõrgtehnoloogilisele agregaadile on ilmselgelt liiga palju. Lisaks raskendab selle masina tööd veel ka moodne start-stop tehnoloogia. Kohe seletan. Ketisüsteem on mõõduka töökindlusega. Ma ei hakka teda kiitma ega laitma, tal on omad plussid miinused, aga üldjoontes võib öelda, et see on suhteliselt mõõdukas süsteem. Ja antud süsteemi tegelikult kõikide gaasijaotusmehhanismidel, mis on ketiga lahendatud, kõikidel nendel süsteemidel on kõige jutumärkides valusam hetk agregaadi käivitus. Et kui mootor juba töötab, pöörleb õli ja õlirõhk on saavutatud, õli on normaalses temperatuuris, kulumine on siinkohal minimaalne. Mootori käivitus on just see asi, mis annab ketile löökkoormuse
ja juba piisavalt ära kulunud ketiga, kus on seda nii-öelda kõrinat kuulda, seal on neid lööke veel rohkem ja see ainult kiirendab agregaadi kulumist. 5 grammi kokku hoitud kütust või nädal aega autoremonti, noh, siin ongi see subjektiivsuse koht. Aeg, mis kulub sellise töö tegemiseks, on väga paljudes töökodades ligi nädal, et lahendada kõik need probleemid. Me saame selle ülesandega küll natukene kiiremini hakkama, aga see sellegi poolest ei ole easy fix. Ja mis on kohutavalt kallis, kui me juba hakkame siin rahadest rääkima. Kohutavalt kallis on see hetk, kui selle ketivahetusega hiljaks jääda. Kui see peaks purunema või ütleme maha jooksma hammasratastelt, siis kui reegel lõpeb see üleüldse komplektselt mootori vahetusega. Ja antud autoomanik suhtub oma masinasse heaperemehelikult ja tahab neid probleeme vältida. Ja otse loomulikult me aitame tal ka need küsimused siin lahendada. Oodan, et video oli teile põnev, saite äkki midagi targemaks ja kui on küsimusi, alati võib pöörduda ja mina tänan.